Hommikust! Minu nimi on Liisa Ja minu nimeks on Taavi. ning te vaatate saadet Hookus Pookus! Kuule, millis intervjuu täna ju? Oli hea. Appi, mis kell on? See on 5 minta pärast. Me ei jõua. Appi. Me ei ole valmis ju. Aga tema? Tema seal või? Jaa. Neiu rohelises. Kas äkki tahaksid intervjuu läbi viia koos linnapea Tomuskiga? Jah, davai. Oleme jõudnud siia Hubasesse stuudiosse ja meile on külla tulnud värskete 10. A ja D-klassi juhatajad Reet Tomusk ja Katrin Linnap. Tere! Tere. Küsin siis kõigepealt soojendusküsimuseks, et kuidas teie üldse tutvusite ja kaua teie olete üksteist tundnud? Kaua selles nüüd on? No see ikka juhtus eelmisel sajandil. Aastal 1983, kui me läksime mõlemad Tallinna Pedagoogilisse Instituuti inglise keelt õppima. Ja. Sellest ajast saadik me tunneme teineteist. Palju sest aastaid on, ei oska arvutada. Ei, seda ei arvutagi praegu, las matemaatika. See jääb. Okei, väga tore. Olete siis juba üle 6 aega saanud oma uue klassiga tutvuda. Mis on teie esimesed muljad? Tegelikult jah, see 6 aega ühtepidi võiks võtta, et see on päris pikk aeg, teisipidi jälle kaunis lühike. Et inimest ikkagi või inimesi, noori inimesi päris süvitsi tundma õppida, selleks nad tunduvalt kauem aega. Aga ma ei tea, mul on praegu sellised toreda mulje jätnud, hästi elavad, samas kohati jälle ka hästi vaiksed, nii et see on nagu selline nagu vastookslik. Hästi sõbralikud ja ma ütleksin, et minu jaoks siis kõige olulisem praegu on see, et hästi inimlikud. Hästi armsad. Kas või juba see, kuidas nad mind õpetajate päeval meeles pidasid. Et see mis nad mulle kirjutasid oma küpsise karbigi juurde ja see armas õpetajad, see oli nii liigutav. Midagi lihtsalt, aga väga armsat. Kuidas sinu Reet? No ma ütleks samamoodi, et nii kiiresti ei õpi tundma, aga kuidas ma neid kirjeldaksin, on see, et minu meelest esiteks nad on hästi erinevad. Nii nagu ongi loomulik, kui sul on klassis 32-36 õpilast, et nad on kõik samas väga erinevad, aga selline üldmulje on selline sõbralik, toetav. Ma mäletan 1. septembrist väga soojasid naeratusi ja selliseid, me nalja viskame vahel ja vahel lähevad need naljad meil natuke metsa ka. Aga jah, sellised toredad inimesed, ma ütleks nii. Väga arvamus. Vähemalt esialgu. Esialgu. Miks te üldse otsustasite uue klassi võtta? Kas on teie klassijuhataja olemise tsüklist nagu osa? Tuli see naturaalselt? No mina kusjuures kunagi endale lubasin, et ma ei hakka mitte kunagi klassijuhatajaks. Et ma olen kogu aeg tundnud, et ma olen aineõpetaja, et klassijuhatamine, see on nagu selline nagu lapsevanema olemine, aga lapsevanem saad sa olla tõeliselt ainult oma lastele. Et kuidagi mulle tundus see klassijuhataja roll natukene nagu kunstlik või ma ei oskagi öelda, või liiga suure vastutuse võtmine nii paljude noortest. Ja siis, kui ma siia meie kooli tulin ja kui mul küsiti, et kas sa võtaksid klassis, ma esimene vastus oli kohe, ei, mitte kindlasti kohe ei võta. Ja siis läks natukese aega mööda ja õpetaja Vesik tuli küsima, et aga võib-olla sa nüüd ikkagi oled ümber mõelnud ja võtad. Siis ma tükkaga mõtlesin, et kui hull see siis olla saab, kui teised saad hakkama, ma loodan, et saan mina ka hakkama. Ma alguses kartsin neid hirmsasti. Seda klassi, kes mul mitte nüüd eelmisel kevadel, vaid sellest eelmisel kevadel lõpetasid, see oli A-klass. Aga siis tasapisi ma sain aru, et igal asjal on omad rõõmud ja plussid ja ei olnudki nii hirmus, vaid pigem oli väga tore. Ja siis ma mõtlesin, et kui nad lõpetasid, et võtaks kohe ühe soojaga järgmise klassi, aga siis kuidagi sattus erakorraliselt selline aasta, et neid õpetajaid, kes tahtsid klassijuhatajaks saada, oli kuidagi rohkem kui klassi oli. Ja siis ma mõtlesin, et ma hoian siis seekord madalamat profiili. Aga mõtlesin, et siis seda enam nüüd sel sügisel, kui ma endine kursusõde on ka 10. klassi juhataja, et siis miks mitte? See eks siis sebasem. No minul on ta suhteliselt, nagu sa ütlesid, tsüklis. Ehk siis, et mul on praegu järjest 6. klass, nii et päris pikka aega ma olen klassijuhataja olnud
ja eks mul on ka neid aegu, kus ma mõtlen, et ma tahaks olla aineõpetaja, mulle tundub, et ma teeksin oma aineõpetaja tööd siis palju paremini, sest aega jääks rohkem ja saaks nagu rohkem ainealase asjaga tegeleda. Aga samas on nii, et kui sul on oma klass, siis jah, igasuguseid asju on ja vahel on muresid ja vahel on riidlemisi ja mida iganes, aga nad on ikkagi omad. Ja minu meelest, kui sa oled klassijuhataja, siis sa oled ühelt poolt nagu võib-olla natuke ema, natuke psühholoog, natuke sõbranna, noh, kõik ühes isikus. Kõik vajal määral. Ja mul ikkagi ongi see komme, et ma kuidagi seda oma klassi nimetan tavaliselt oma lasteks. Nii et kui mul oma pojad siin koolis käisid, kes käisid ka ajalooklassis, siis aeg-ajalt nad ütlesid mulle, sul on 2 last. Et kuidagi jah, need on ikka need oma lapsed. Omamad, natuke omamad kui teised siiski. Teised on ka väga armsad. On. Loora, sa oled väga armas. Mis on teie arvates heaks klassijuhataja olemise võti? Ka raske öelda, mis on üldse heaks inimeseks olemise võti. Et sa pead eelkõige, ma arvan, olema hea inimene. Soovima head, soovima anda endast parim, et noore inimese elu kulgeks nii, nagu ta ise seda soovib, et ta ise ennast leiaks, et ta leiaks need inimesed, kes on tema inimesed tema ümber. Et tal oleks alati ka a shoulder to cry on. Et ta leiaks õpetajas mitte sellise, ma ei oska nagu öelda, nagu ülemuse, kes ülevalt alla vaatab või kamandab ja käskusi ja korraldusi annab, et pigem, et ta on noortest lugupidav täiskasvanud inimene, kes oma nõu ja jõuga üritab nii palju noori aidata, kui tema nõu-how seda võimaldab. Et ühesõnaga, selline inimlikkus. Umbes nii nagu kuningas Arturi ümarlaua rüütlid. Et me mõistame üksteist, toetame üksteist ja võib-olla see kõlab natuke ilustatult, aga ma arvan, et see võiks midagi sellist olla ideaalis. Ma olen ka päris kindel, et inimlikkus, et kui sa oled 3 aastat nende inimestega koos, siis tahes-tahtmata tekib igasuguseid olukordi, mis tähendab seda, et ma pean olema võimeline andestama, andeks paluma, kui on vaja ja nendest inimestest hoolima. Mina võtan alati seda niimoodi, et juba esimese klassiga ma mõtlesin niimoodi, et ma käitun nende lastega nii, nende noortega nii, nagu ma tahaksin, et minu lastega oleks keegi käitunud. Ja seda ma katsun siis järgida. Ja kõige viimaseks siis ma küsin teilt, et mida te soovite, et teie klass üldse võtaks sellest 3 aastast siit koolis kaasa? Põhimõtteliselt see sama, mis ma neile praegu 10. klassi alguses soovin. Et nad leiaksid enda, et nad leiaksid oma huvi, nad leiaksid oma inimesed, oma sõbrad. Et nad oleksid optimistlikud, rõõmsameelsed. Nagu ma oma klassile ütlesin Ratatouille filmist, et see, ma ei oska öelda, põhimõte või see võiks neil olla le festin est sur mon chemin, mis tähendaks, et pidu on minu teel, et ükskõik kui raske meil ole, meil on kõigil tõusud ja mõned ups and downs, et ikkagi, et see lõppeesmärk, see inimlik olemine, et ma sinna ikkagi jõuan, et mu unistused ja need unistused meil kõigil peavad olema nii õpetajatel kui õpilastel, et ma lõpuks ikkagi jõuan sinna läbi oma tõusude ja mõõnade, et ühesõnaga see lõppsiht on mul ikkagi olemas, et see pidu on minu teel ja see tuleb kunagi. Isegi kui ta ei tule kohe, ta tuleb siis natukese hiljem, aga ta ei jää tulemata. Ja ma tahaksin, et nad just usuksid sellesse, et pidu on minu teel. Ükskõik, mida siis selle peo all ei mõtleks. Need unistused saavad kord täide, kui väga tahta. Minu soov on alati, kui ma võtan uue klassi, et mitte kellelgi ei oleks sellest klassist paha. Et kõigil oleks hea olla, et ei oleks ühtegi sellist päeva, kus sa tunned, et su klassiõde või klassivend sind solvab või sulle viltu vaatab või mõni inimene koolis. Ja ma soovin seda kogu meie kooli kohta, et igal ühel oleks hea olla. Ja loomulikult seda, et nad saaksid siit hea hariduse, et nad saaksid siin julguse oma mõtteid väljendada, oma ideedes seista, aga seda viisakalt ja intelligentselt, et nad leiaksid siin sõpru ja ma usun, et leiavad ka terveks eluks. Ja tegelikult ka seda, et suhted õpetajate õpilaste vahel oleksid head, et
et keegi ei ühelt poolt ega teiselt poolt ei võtaks teist kui nagu vastandpoolt, vaid pigem nagu see, et me teeme koos ühte asja. Et inglise keeles on väljend, et it's a two-way street ja nii see ongi, et see, kuidas me tunnis üksteisega käitume, see tegelikult kandub ju üle ka elusse. Et me võiksime ka elus üksteist respekteerida ja me kulgeme koos seda teed. Absoluutselt, jah. Ja palli ei lööda kunagi ainult ühte väravasse. Et see on see two-way street. Jah, aga suur aitäh teile ja ma soovin teile palju edu ja rõõmu oma 6. klassiga. Aitäh! Kuule, ta saab täitsa hästi hakkama. Jaa, minu meelest ka. Aga järgmise võtame ise, eks ju? Jaa, davai. Tervist! Tere! Oleme tagasi siin Hubases stuudios koos uute intervjueeritavate, kelleks on 10. klasside uued klassijuhatajad Maret Varblas ning Merit Baranin ning uute intervjueerijatega. Küsiksimegi kohe alguses, et kus te teate teineteist? No meie kohtusime Meritiga esimest korda ikkagi 32. keskkooli seinte vahel. Mis aastal? Ei mäleta, aga ma arvan, et ikka 10 aastat tagasi, esimest korda aastal 2012 ja siis väikese vahega hiljem aastal 2019. Ja sellest ajast saati oleme niimoodi siin baaris käinud oma klassidega. Nüüd oleme teisel ringil koos. Just. Aga kust tuli teil otsus sel aastal hakata 10. klassijuhatajateks? Ma arvan, et minul tuli see otsus tänu sellele, et mul on varasemalt ainult ühe klassiga klassijuhatamise kogemus ja kuna eelmise klassiga oli väga palju sellist koroonaaega ka, et ma tahtsin ikkagi näha, kuidas on sellise koolis käimine päriselt kõik need 3 aastat. Jah, mina olen klassijuhataja praeguseks juba 9. aastat järjest, et mul on praegu 3. klass ja ausalt öeldes ma ei kujuta ette koolis õpetajana töötamist enam ilma selleta, et mul ei oleks enda klassi. Et alati on hea teada, kui on enda klass, sellised ühised tegemised, eks ole, ja et nad seal kuskil maja peal on ja lõpuks saame kokku ka. Ja kuna eelnevate klassidega on see kontakt olnud päris hea, siis see otsus tuli üsna kergelt. Tegelikult meil mõlemal kevadel, et me väga pikalt ei pidanud üldse kaaluma, kas võtta või mitte, et see otsus oli üsna kindel, et võtta. Jah, klassijuhatamine teeb ikkagi koolielu palju värvikirevamaks ja huvitavamaks. Aga kas te juba selle umbes 1 kuu ja 1 nädala jooksul oskate kirjeldada ka oma klassi kuidagi? Ideaalis siis 3 sõnaga, aga eks te, kuidas te ise oskate? No ma siis püüan 3 sõnaga, ma täpsustan iga sõna ka, et mida ma selle taga siis mõtlen. No kõigepealt nad on nunnud muidugi, eks ole, seda võib-olla ei peagi täpsustama. Siis nad on tegusad, sest et kõik juba toimib, rebastemöll, playboxiks ettevalmistused, et mulle tundub, et see koos tegemine on praegu nagu väga hästi käima läinud. Ja 3. sõnana võib-olla ma ütleks põnevad, sellepärast, et ma veel ei tunne neid kõiki, et tegelikult nii palju on iga ühe kohta veel õppida ja teada saada ja et ei ole nagu iga ühega jõudnud veel niimoodi lähemalt vestelda. Nii et nunnud, tegusad ja põnevad. No mina ütleks, et nad on avatud, hoolivad ja loovad ja vastutuse kohta me vaatame nüüd 3 aasta jooksul. Väga vahva. Aga mida te soovite, et teie klassid võtaksid kaasa, kui nad lõpetavad? Kaardi ja kompassi. ja omalt poolt lisaksin võib-olla sellise, et kui me oleme ikkagi 3 aastat koos käinud, siis ideaalis võiks olla klassil selline ühtsustunne või see koos olemise tunne, mille nad kaasa võtavad. Samas nagu aru saades, et igaüks on erinev ja igaühel ongi õigus olla erinev ja selle, et nad siis oskaksid nende erinevustega arvestada, teiste inimestega arvestamisega, aga selle nagu kuuluvuse tundega. Jah, et kõik nende unistused täituksid, et neil oleks see pagas, siit vajalik pagas kaasa saadud. Ja see vastutuseks. Ja see vastutus ka, jah. Kui te olete mõlemad nüüd siis vähemalt 1 korra olnud klassijuhatajad, siis mis te ütleksite, mis on heaks klassijuhatajaks olemise võti, kui on? Noh,
klassijuhataja tiitli saanud Maret Varblas, palun. See oli nii ammu, mis sa nüüd? Mina mõtlen, et hea klassijuhataja peab olema selline hea surfar, nagu hästi tasakaalukas, et ta peab olema ühelt poolelt selline, et kelle juurde selle klassiõpilane tahab tulla ja julgeb tulla koos oma igasuguste murede, rõõmudega, mille iganes, mis teemadega. Ja ta peab olema nagu toetama, kaitsma ja ära kuulama, aga samas see teine pool, et see surfari tasakaalukus tuleks, peab olema ka see, et klassijuhataja peab alati oskama näha ka seda õpetaja poolt või seda mingisugust teist poolt. Ja siis see heaks klassijuhatajaks olemine ongi võib-olla selle 2 poole vahel selline tasakaalukas surfamine. ja, väga õige. Eks ma ei oska ka, ma olen ise nii noor ja roheline klassijuhataja, aga ma usun ise sellesse, et nii nagu õpetajan, et sa pead olema sina ise siiras ja nad peavad sulle päriselt korda minema, siis ja ongi sa kõik pead ise hästi. ka hoolima. Ja. Aga mida te sooviksite järgnev 3 aasta jooksul nendega teha? On teil mingid vahvad plaanid või mingid ekskursioonid juba mõttes või? Ma arvan, et need sisendid võiksid nagu neid endilt olla, mida nemad tahavad teha, et pigem minna kaasa võib-olla, ma ei tea, kas just kõigega päris kaasa minna, aga ikkagi, et nad peavad ise tundma, et nad tahavad neid asju teha, mis iganes nendel mõttes on, et mitte siis meie poolt peale surutud, vaid nende enda poolt nagu mingid soovid. Ja. No meil on ka palju plaane, et ma arvan, et siin Riigikogust BFM-ini ja kinost, ma ei tea, klassiõhtuteni, et need 3 aastat tõotavad tulla toredad ja ma loodan, et me saame päriselt neid asju teha ka. Ja. Midagi lennu ühiselt võiks teha, me oleme mõelnud. Ja. 52 lennuga siis koos kõikide paralleelidega, et tekitada ka seda lennutunnet, lennus rohkem ühtsustunnet. Vot. Kas te olete jõudnud juba ka läbi viia mingi klassiõhtuid või kokkusaamisi? Ei ole jõudnud kõik repaste möll ja nüüd on Playboxi möll. Nii palju kogu aeg toimub midagi, et ma arvan, et pärast Playboxi jõuab rahulikult mõtlema hakata, mida teha. Aga ja, meie muidu jõudsime Lihulas käia filmifestivalil koos C-klassidega ja siin lähme järgmisel nädalal kinno. Kutsume füüsikaõpetaja ka kaasa. Tore. Et eks neid tegemisi siin hakkab peagi tulema juurde. Kuule, aga ma ei tea, meil on vist küsimused otsas. Minu meelest ka, jaa. Aga seega aitäh teile, et tulite. Soovime teile jõudu, jaksu. Uue klassiga. Muidugi. Ja päikselisi päevi. Aitäh. Ja näeme kooli peal. Tšau. Taavi, tead, mis ma arvan? No? Me oleme nii vähe aega koolis käinud, aga nii palju on toimunud. Mis meil siis näiteks toimunud on? Palju. Ma arvan, et aeg on tagasi vaateks.
jaa, on tõesti päris palju juhtunud. no mis ma ütlesin sulle? ja eriti hästi mul see ristmispäev meelde. jaa, kuumad kiisud, mäletad? jaa, huvitav, kuidas neil läheb praegu? Kotis, vaata kott. Arvo? Kotis, kott. Kuulge, nii, nüüd on pekkis nüüd. Hakkab või? Nii, ei, aga Kusto, teil on mul siin, väga hea. Nii, kohe algab, otsi enda oma ka välja, meil kohe algab. Ei ole pasta, kuulge. Oi, pasta, kas see on sinu. Kohe algab. Võta seis ja võta. Noh, valmis või? Nii, üks. Noh, vist. Nii, nüüd. Tervist, olete vaatama tulnud meie bingoõhtut. Meie oleme teie tänased saatejuhid. Ning reeglid on väga lihtsad. Kui te saate ühe rea või ühe diagonaali, on võit teie. Asume esimese numbri juurde. Ja selleks on 24. No, minul on. Sina said. Noh, sina said või? Sina said ka või? Mina sain. Kuulge. Kõik said. Ma tahan ka saada. Mis sa otsid? Kadunud, täiesti kadunud on. Jaa, see on sul kadunud. Kuule, sina. Tead või? Ma ka ei tea, kus on. Mis sa otsid? Sver, kus? Pean kommi võtma selle peale. Mis sa otsid? Mul on ka kera kadunud. Oi, vabandust. Leidsin. Nüüd on olemas. Kui hea. Nii, lähme. Vaatame edasi. ja mis see on järgmiseks numbriks? No kohe vaatame. 15. Tõmbame kohe järgmise ka. Jaa, loomulikult. 49. Tulin trammiga ja teate, Viru keskuse juures hüppas härra trammi ja hakkas kaaperdama seda, me kõik passisime pool tundi. Mis härra? Mille härra? No tead, oli siuke õudne, kõrvad nagu elevandil, sokid, sandaalid, aises nagu loom. Aises, jah? Aises. Kõrvad suured, jah? Jah. Ja silmad? Kõõrdi. Soni oli peas, jah? Mina oli peale. Appi! Nii, minu Madis. See oli minu Madis. Nii, kus ta? Mis ta tegi nüüd? Miilitsasse viidi. Miilitsasse? Minu Madis kaaperdas. Kuulge, ma pean ruttu miilitsasse jooksma. Päriselt. Kurat, kus ta nüüd oli jälle tuli takus? Vabandust, vererahvas. ja järgmiseks numbriks osutub meil number 5. Bingo! Ei ole bingo. Hästi. No nii. Aino! Kae! Midagi. Kae. Tuulutasin. Palun. Kõigepealt põlved kaegus veel. Mida sa seletad? Ole tasa nüüd, kus meil põlved, ainsad põlved, millest meil siin räägida on minu põlved ja tead, mis minu põlved ütlevad sulle? Minu põlved ütlevad, et täna keegi võidab, nii et vaadake kõik nüüd otsa, ärge pläkutage. Oleme jõudnud viimase numbrini. Võidupileteid on ainult üks ning kohe saame teada, mis on kõige viimasem number. Mis see küll olla võib? Kohe vaatame. 50! Nii, kuulge, nüüd on halvasti ka. Sai Madise kätte. Nii, ande kott, me peame Sri Lankale põgenema. Jah, kus mu kott on? Kus mu kott on? Sri Lankale. Väga hea. Aidake nüüd mind päriselt. Madisega, kellega ma siis veel lähen? Issand. Kiire. Muidugi on kiire. Aidake siis pererahvast, teisel on kiire. Hupsi. Nii, seda on vaja anna. Hakka minema. Ma ütlen sulle. Ilusat õhtut teile, ilusat õhtut. Sinu põlved valetavad. Sina ütlesid mulle täna. Ta magab. Sina ütlesid mulle täna, et tead, sina ütlesid, et meie kõik võidame siin. Me ei valetanud, me võidamegi, me kõik võidame. Minu põlved ei valeta. Sinu põlved on meedilaiendid. See televusser valetab. Sina valetad, see televusser valetab, te kõik valetate. Minu põlved ei valeta. Röögi kurat, nii et surnud ajab üles kurat. Sa ise röögid kõvemini. Õigus. Lurjused, kaabakad. Mis?
bingo. Thanks, et vaatasid meie Hookus Fookust. Loodan, et nautisid. Näeme. Tšau.